tere tulemast kuulama konservatiivse kristlase saadet. Iganädalane vestlus usu, poliitika ja kultuuri teemadel. Teiega on täna Marko Müürisepp ja Hans-Kris Loime. Tere tulemast konservatiivse kristlase järjekordse episoodi juurde, milleks on number 12. Täna on meil jälle külas, või meie oleme külas Argol, täpsemalt Argo Luude. Tere Argo! Tere! Ja muidugi on saates ka Marko. Tere! Otse Liibanonist, otse lennukilt. Jah, et saade on täna meil kiire, et Marko, ennem kui saate juurde lähme ja laseme külalisel ka rääkida, siis paari sõnaga, kuidas sul läks reisil? No läks hästi, nagu me eelmine saade oli immigratsioonist, eelmises saates sai palju räägitud nendest, sain ka näha neid sõjapõgenikke Liibanonist, kes on Süüriast tulnud ja kes tõesti muutsid sealset linnapilti, neljakesti mopeedi peal, ema, lapsed, isa ilma kiivriteta ja sellised asjad Liibanoni kohalikud elanikud niimoodi ei sõida, et sellega see lugu, aga üldiselt kõik jumal tänatud tagasi ja nüüd oleme sisenenud paastuaega ja siis üritame siis selle vastu pidada kuni ülestõusmispühadeni. Selge, meil on ka väga hea meel, et sa jõudsid sealt tagasi, et noorte peredega siis sinna ei ole mõistlik praegu reisida. Ei ikka on mõistlik, aga ma ütlen, et jah. Okei, selge, aga siis täna on meil saate teemaks erastamine ja siis hakkame minema. Et üks mõõdik, mille alusel me mõõdame parempoolsust ja vasakpoolsust või mille alusel Postimees Hääleandja on mõõtnud, on see, et kas riik peaks endale kuuluvaid ettevõtteid või asutusi täiendavalt erastama. Et me oleme tihtiga vaadanud seda konservatiivse kristlase või kristlase vaatest, et piibel meile erastamise koha pealt vist juhendeid ei anna, et seal on olnud valitsejad ja siis on olnud inimesed, aga et selle saate me just teeme nüüd lihtsalt ilma siis sellist religioossete taustadeta. Ja mis siis sina arvad? Mina olen oma vaadetelt ikkagi, ma pakun, et vähemalt selles osas üsna parempoolne. Ja nagu me siin varasemas saates ka vist põgusalt seda teemat juba puudutasime, siis ma olen selles osas nagu veendunud, et riik või ka omavalitsus on halb peremees. Ja miks ta on halb peremees on see, et tegelikult seal ei ole ju otsest kasusaajat ja ei ole ka otsest vastutajat. Ja selle tulemusena siis need ettevõtted, need on tihti sellised nagu on ja ei ole ettevõtted. Samas, mida ma olen tähele pannud, siis ühiskond ei saa tegelikult aru sellest tuumast. Ühiskond nagu arvab niimoodi, et kui meil on tegemist riigi ettevõttega, siis on nagu riigi oma, siis on nagu minu oma ka. Ja kuna see on riigi oma, siis nemad seda kasumit ju saada ei taha, eks ju, ja siis nemad toimetavad odavamate hindadega ja on nagu ühiskonnale justkui kasulikumad. Siis nüüd tegelikult, kui keegi vähekenegi on viitsinud tööd teha, ei ole nii-öelda mõttelaisk olnud, siis vaadake, mis hindadega pakuvad teenust omavalitsustele või riigile kuuluvad ettevõtted, siis tihti on niimoodi, et need hinnad ei ole sugugi mitte odavad, vastupidi. Ja see probleem ongi seal selles, et eraettevõte on orienteeritud kasumi saamisele, siis see kasum saadakse läbi selle, et otsitakse võimalusi, kuidas siis kulud oleksid nii optimaalsed kui saab ja siis mis sealt üle jääb, see on nagu kasu. Nüüd riigile või siis omavalitsusele kuuluval ettevõttel sellist survet ei ole, sest üldjuhul nemad opereerivad turul, kus neil müügirisk puudub. Ehk see müük või käive või kuidas me iganes nimetame, see on juba mingisugusel riikliku kas regulatsiooniga või millega iganes neile üldjuhul tagatud. Et kui me võtame näiteks ütleme siin Eestis Elektrilevi, siis see on riigi ettevõte, temal on need juhtmed ja traadid ja nemad ei pea mõtlema selle pärast, et kas mul käivet homme on või ole, eks ju, et kas mul kliente on või ole, sest kliendil lihtsalt teist valikut ei olegi. Elektrit tahad saada, pead temaga nagu siis selle lepingu tegema. Ja selle pärast mina olen nagu veendunud, et sellised ettevõtted, mis vähekenegi toimetavad nii-öelda turgudel, kus on teisi ettevõtteid ka, siis need tegelikult peaks nii riik kui ka omavalitsused peaksid ikka sellised ettevõtted kiiremas korras maha ära müüma ja päeva lõpuks see on ühiskonnale parem. Aga kindlasti on ka olemas valdkondi, kus see konkurents ei ole mõttekas, nagu sa ütlesid, Elektrilevi. Ega ju
teed. Ja kui me läheme näiteks, ütleme teede osas ma juba natukene nagu vaidleks vastu, aga ütleme nii, et kui me läheme majandusteooriasse, siis majandusteooria räägib sellist asja nagu loomulik monopol. Et noh ongi, et võtame need samad võrgud, eks ju, noh ei ole ju mõistlik, et sul koju tuuakse, ma ei tea, 5 veetoru, et nüüd sa valid, et noh, et siit torust täna tuleb nagu odavam ja sealt torust võib-olla on kallim, selle toru keerad kinni, või et sul tuleb 5 või 6 elektritraati koju ja sa vaatad, et kust nüüd odavam on või gaasitoru või mida iganes. Et need ongi loomulikult monopolid, eks ju, sellised võrguettevõtted, üks tuuakse kohal ära ja noh, üldjuhul siis konkurentsiseaduse alusel ja konkurentsiamet siis kontrollib seal neid kulusid ja määrab siis selle nii-öelda tulukuse, mis siis see varade tootlus olla võib ja sealt siis tuleb see hind, mida siis nii-öelda ühiskond maksma peab. Nüüd näiteks sa mainisid siin ka teid. Siis teedega on tegelikult juba asi natukene keerulisem. Et noh, tõenäoliselt oled ise ka käinud palju maailmas ringi, näiteks ütleme, et lähed sõidad Itaalias, kiirteed, eks ju. Vaatad noh üldjuhul väga korras kiirteed, et kui sa nagu vaatad seal Itaalias muid asju, siis noh kõik võib-olla ei ole nii väga korras, aga kiirteed on väga korras. Aga need on tasulised, eks ju. Ja need on tasulised ja üldjuhul need on siis kontsessiooni korras välja antud, need teed. Ehk põhimõtteliselt siis kontsessionäär on ehitanud selle tee valmis ja põhimõtteliselt tal on ka kohustus see tee korras hoida, aga tal on siis õigus nii-öelda kontsessiooni tasuna võtta seda teemaksu. Ja tänu sellele on riigis ehitatud siis väga palju, väga kalleid teid, et jällegi see sama Itaalia kohati seal ju kiirtee koosneb sisuliselt noh sild ja tunnel, eks ju. Et noh, olgem ausad, see ei ole odav ehitus. Ja kui riik peaks sellist asja oma eelarvest finantseerima, siis noh, ma olen üsna kindel, et seal Itaalias oleks pooled või võib-olla 2/3 või 3/4 nendest kiirteedest olemas. Et Eestis tegelikult siin mingi aeg tagasi arutati seda võimalust. Et noh, et riik on ju siin aastaid rääkinud, et noh, tegelikult meil peaks olema suuremate linnade vahel siis 4-realised teed, aga noh, jutuks see ongi jäänud. Ja siis oligi nagu ka vahepeal mõte laual, et aga noh, teeks Eestis selle sama kontsessiooni korras, ehk siis põhimõtteliselt kontsessionäär ehitab need teed valmis ja saab siis hiljem õiguse või noh, ütleme siis ka kohustuse need teed korras hoida ja õiguse sellest raha küsida. Ja noh, loomulikult siis tolleaegne opositsioon, eks ju, valdavalt koosnes Reformierakonnast, siis pani kisama, aga riik saaks ju palju odavamalt, kujutad ette, mis see kontsessioon kõik maksma läheb. Nõus, jah. Riik saaks seda teoorias odavamalt küll, aga seal on üks pisikene aga. Riigil ei ole kunagi seda raha, sest seda raha on alati igale poole mujale vaja. Mida me ju näeme, et sellest on aastaid mööda läinud, noh ja me ehitame seda teed ikkagi niimoodi pisikeste juppide kaupa, eks ju. Ehk siis ütleme, et teede osas juba on tõenäoliselt mõistlik, eks ju, siukene nagu ikkagi erainitsiatiiv ja eraettevõtlus sisse tuua, võrguettevõtete puhul see ei ole mõistlik. Seal on ikkagi see loomulik monopol ja noh, nüüd ma juba vaatan sul silma, et sa saad küsida, et aga mis siis selle elektritootmisega on. Et noh, elektritootmisega ma ütleks nagu seda, et vähemalt minu arusaam täna on see, et riik üritab mängida turgu seal, kus seda turgu ei ole. Ja see ongi nagu Euroopa Liidus hästi naljakas, et nad reguleerivad mingisuguseid asju seal, kus turg töötab, et noh, võtame näiteks, no võtame selle sama telefoni, eks ju, Apple'i, nii. Ja nüüd on nii, et Euroopa Liit on vastu võtnud noh, terve seaduse ja regulatsiooni ja et missuguseid äppe peab see Apple oma sinna sellesse telefoni lubama ja mida need äpid peavad tegema ja mida sinna tänna. No joh, Heidi, sul on konkureeriv see telefon olemas, Android olemas, mis võimaldab kõiki äppe kuskilt sisse laadida, sinna tänna teha. Kui sul Apple'i telefon ei sobi, mine osta Androidi telefon, ei ole vaja reguleerida seda, mida kus turg toimib, eks ju. Seal Euroopa reguleerib. Ja nüüd see elektriturg, mis tegelikult ei toimi. No ei toimi ju, sest elektriturg ei saa toimida juba selle tõttu normaalselt, et pole piisaval hulgal ühendusi. Noh, näiteks kui me võtame selle Eesti ja Soome vahel, siis selleks, et see turg saaks normaalselt toimida, siin peaks olema võib-olla 3. või 4. kaabel ka veel. Nii, nüüd neid ei taheta teha, sest noh, see on kallis ja ei tea ja äkki kuskil mingisugune tootmisvõimsus tuleb juurde ja siis see kaabel ei tasu ära ja nii edasi. Nii, kui kaup ei saa vabalt liikuda,
siis ei saa olla ju turgu, noh. Kujuta ette, kuidas me teeme nagu turu, meil on siin Selver niimoodi, aga nüüd leib ei taha pääseda sinna Selverisse. Uks on kitsas, no ei saa, vahel läheb uks lahti, siis pääseb leiba, vahel ei pääse. Ja siis me räägime, et on turg. Et tegelikult elektri tootmine minu arust peaks olema ikkagi riiklik monopol niimoodi ja reguleeritud hindadega. Ja arvutadaksegi niimoodi, et siin on sinu kulud, tootmiskulud, eks ju, mingisugune siis see amortisatsioon pluss mõistlik kasum. Niimoodi sealt tekib see hind ja seda siis vaadatakse, ma ei tea, kord aastas või mida iganes üle. Mitte nii nagu täna see elektribörs on. Et noh, see, et turg ei toimi, sellele viitab juba see, et kui sul üks päev maksab see asi, mida seal turul müüakse 400 ühikut. Ja teine päev maksab see võib-olla, ma ei tea, 1 ühik või 0,1 ühikut. Siis no mis turg see selline on? Õige, mul on hea meel, et sa selle Itaalia tõid, et tõesti ma olen Itaalias elanud Toskaanas ja neid kiirteid kasutanud. Ja seal on olemas selline võimalus, et kõigil on võimalik ja paljud kohalikud ei kasutanud kiirteid. Et rahulikult, sest et on olemas teine alternatiiv, mis on aeglasem ja millega on võimalik ära sõita. Et noh, selle teede koha pealt ma olen täiesti isegi nõus suga. Just. Ja no energia koha pealt sama lugu, et noh, see on nii kapitalimahukas tootmine. Ja no siin see tasuvusajad on niivõrd pikad, et see, et ta nagu, ja nagu sa ütlesid selle, et turgu iseenesest ei ole, et selles suhtes ma arvan küll, et see on üks selliseid kohti, mis võiks olla nagu riigi käes. Aga kui sa mõtled nüüd näiteks vesi, no Tallinna Vesi, et mis sa sellest arvad? No tegelikult ega Tallinna Vesi oli ju selles mõttes, või noh, Tallinna Vesi on ju ka tegelikult ju monopol, eks ju. Et nagu ma rääkisin, et kui sul koju ei tule 5 toru, eks ju, siis ei ole ka võimalik selline asi, et sul on 5 veepakkujat, eks ju. Ja nüüd, kui sa monopoli ära erastad, siis sa oled küll loll ja täpselt Tallinna linn loll oligi. Ja me nägime, mida see lollus tegelikult endaga kaasa tõi. Monopol erastati ära, selle ostis Suurbritannia ettevõte United Utilities, eks ju, niimoodi. Ja mida nad siis tegid? Kruttisid muudku hinda juurde, tarbijatel alternatiivi ei olnud. No, tarbijatel alternatiivi ei olnud. Nii. Ja see ettevõte oli väga kasumlik. Põhimõtteliselt ütleme, inglastel oleks olnud vaja Rail Balticut lihtsalt suunaga sinna Inglismaale, et raha siit Tallinnast välja vedada. No kasutasid teisi võimalusi, aga ühesõnaga vedasid siit kolinal raha välja. Nii. Ühel hetkel siis Eesti riik ärkas ja vaatas, et kuule, et noh, täisverd koorimine käib, mida ju peaks tegema. Nii, ja siis Konkurentsiametile anti ülesanne, et kuule, et noh, tehke vahepeal mingit päris asja ka, eks ju, et noh, kaua te siin nagu ikka lihtsalt istuta ja mingisuguseid mänge mängite. Nii, Konkurentsiamet võttis asja ette, eks ju, ütleski niimoodi, et kuule, sorry, noh, põhimõtteliselt nii ei saa. Nii. Ja noh, eks enamus seda saagat ju teab, aga noh, tulemus oli see, et Tallinna Vesi pidi hinda langetama, siis nad käisid seal kohtus vaidlemas niimoodi. Ja siis ühel hetkel see United Utilitiesel tuli siukene ilmutus, et tegelikult tuleks see nagu maha ära müüa niimoodi. Ja põhimõtteliselt nad siis müüsid oma osaluse ära. Valdava osa ostis tagasi ju Tallinna linn, eks ju, ja mingi osa siis vist seal ka see Eesti Utilitas. Ja noh, nüüd ta on siis sisuliselt jällegi nagu noh, põhimõtteliselt reguleeritud hinnaga, reguleeritud turul, eks ju, toimiv ettevõte. Ehk põhimõtteliselt, mida toob endaga kaasa monopoli erastamine, kui seal turgu toimivat ei ole, siis see erastaja see lihtsalt röövib turu pealt raha kokku. Ja kui ta näeb, et noh, nüüd enam rohkem röövida ei saa, siis ta kõnnib minema, ilma et ta nagu noh, sisuliselt panustaks sellesse ettevõtte, sest tal ei ole vaja. Ta ei pea isegi investeerima sinna midagi, sest investeering tähendab ju kohe kulusid. Aga kui sul on põhimõtteliselt tulud tagatud niimoodi, siis sa teedki ju täiesti selle minimaalse. Et olgem nagu ausad, et ega ärme seda selles mõttes nagu illusioone loo erasektori puhul, et siin ju keegi missioonist ei tööta. Et erasektori ülesanne on ikkagi kasumit maksimeerida ja kui mingisugune seadusandlik raamistik seda võimaldab või noh, kui sulle erastatakse monopol ära, noh põhimõtteliselt ütleme niimoodi, et kui minule täna keegi erastaks ära Elektrilevi, eks. Niimoodi, noh loomulikult mulle tuleb ilmutus, et see ülekande hinnad on ikkagi ülimalt väiksed, nii, ja need hinnad hakkaksid tõusma umbes 3 korda aastas, eks ju, või võib-olla 3 korda kuus, noh vastavalt kui palju mul nagu raha vaja on. Et noh, nii toimida ei saa, aga nüüd ja nagu ma ka alguses ütlesin, et need sellised ettevõtted, mis toimetavad turgudel, kus juba noh, teised tegijad on olemas. Noh, näiteks ütleme, et see on küll tänaseks erastatud, aga noh, Eesti riigil oli teehooldusettevõte Eesti Teed, eks ju. Mis noh, toimetas seda sama, kus oli nagu konkurentsi siiamaani, eks ju.
noh müüdi maha ära. Et täna, kui me võtame, noh on Eesti Post, eks ju, Eesti Postil on see kullerteenus. Kullerteenuseid on täna ka Eestis küll ja veel niimoodi. Nüüd tekibki küsimus, et aga miks riik peab hoidma üleval mingisugust kullerteenuse ettevõtet? Noh, ei ole ju mõistlik, eks ju. Ja noh, selliseid nii-öelda ettevõtteid, mis tegelikult kuuluvad riigile või omavalitsustele ja mis vägisi kipuvad sinna turule midagi, noh nii-öelda avatud turule midagi toimetama, kasutades nagu ära seda mõnusat positsiooni, mis neil on selles nii-öelda suletud turul. Selliseid ettevõtteid on ja probleem ongi selles, et tegelikult riik ei suuda ka seal järelevalvet pidada. Sest seaduse järgi sa ei tohi kasutada suletud turult saadud vahendeid selleks, et konkureerida nii-öelda avatud turul. Aga seal on väga raske seda vahet teha, et kuidas need rahad seal ikka ettevõtte sees liikusid. Aga mõnes mõttes võiks võib-olla võtta seda, et selliseid suuremaid füüsilise infrastruktuuriga seotud asju on mõttekam riigil omada, mis on naturaalsed monopolid, aga kõik, mis on teenustega seotud, mida on võimalik nagu kopeerida põhimõtteliselt või mida on võimalik nagu erinevat konkurentsi teha, et see pigem ei ole. Ja siin ma tulen ühe asja juurde, et meditsiin on tegelikult kahest koosneb, aga ikkagi suurem osa on teenus selles meditsiinis. Et meditsiinis meil praegusel hetkel ju toimib osaliselt era- ja osaliselt munitsipaalomandus olevad ja osaliselt ka riigi omandus olevad. Et siin on nagu korralik kompott erinevaid konkurente aga ma ei tea, mulle vähemalt tundub, et meditsiinis see asi toimib või mis sinul? Noh, tegelikult ütleme niimoodi, et hea on see, et üldse erameditsiin on Eestis olemas, sest ma siin isegi alles käisin mõni aeg tagasi põlveoperatsioonil, eks ju, ja maksingi selle omast taskust kinni erahaiglas, sest nii-öelda haiglas selgus kurb tõsiasi, et kui sa soovid riigi raha eest, siis esimene võimalus on teada saada, kas sa nii-öelda sellises eelmise aasta lõpus, eks ju, kui ma seal käisin seda asja rääkimas, et siis öeldi, et nii-öelda selle aasta keskel saaks teada, et kui palju raha saab, et kas mina nagu sellesse aastasse pääseks oma selle operatsiooniga või ei pääseks, eks ju, et peaks ootama siis veel 2027. Ja siis ühel hetkel sa vaatad, et hea küll, et ma leian selle raha, teen selle ise ära. Nüüd tegelikult ütleme, et see... Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristlikku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni. See konkurents siin selles meditsiinis ja see on selles mõttes nagu hästi siuke veider asi ja ma pean tunnistama, et ma ei ole siin ka nagu väga spetsialist, aga kõrvalt vaadates siis natukene nagu imelik ikka on küll. Et kui sa vaatad, et meil on nagu haiglad, eks ju, riigi haiglad ja siis need ka nagu omavahel seal konkureerivad, et ütleme Tallinnas PERH ja siis need munitsipaalhaiglad ja kõik nad ostavad endale neid kalleid seadmeid, eks ju. Ja siis on niimoodi, et nüüd näiteks kui me räägime kas või jälle see sama lihtne asi, MRT, eks ju, niimoodi, tahad sinna saada, siis sa lähed sinna sellesse riigihaiglasse, seal on meeletud järjekorrad, eks ju, meeletud järjekorrad, eks ju, 3 kuud niimoodi järjekorras, et lihtsalt teha see MRT pilt. Ja nüüd samas, eks ju, erahaigla, Confido, sa lähed sinna, täna tellid, homme saad, eks ju. Ja nüüd on küsimus, et aga mis siis sünnib, eks ju. Et samas neid aparaate on ju praktiliselt kõik need haiglad täis, aga kuidas siis seal need järjekorrad nii suured on? Kusjuures tegelikult, kui sa võtad, et seal Confidosse mingi MRT, mis mina seal käisin, eks maksnudki midagi, 300 eurot ja tehtud, eks. Nii, et siis ma ei saa nagu aru, kas tegelikkuses seda hoitakse kunstlikult niimoodi üleval, et need järjekorrad seal justkui oleksid ja et siis saab nagu riigi käest mingisuguseid rahasid välja maksta või mis iganes, sest küsimus on ju see, et kes seal üldse järelevalvet teeb ja kuidas neid asju üldse kontrollitakse ja et me ju teame seda, et Konkurentsiamet üldjuhul omavalitsuste üldse järelevalvet ei tee ja et see on nagu ikka ütleme, et üks suur must auk. Ja siiski vist on niimoodi, et ka sinu riiklikust süsteemist või selle Tervisekassa finantseeritud teenuseid saab nendest eraomanduses olevatest teenusepakkujatelt. Aga selle süsteemi haldus arvatavasti ikkagi ei ole niivõrd hästi, kas seal on mingid finantsilised piirajad või millegi pärast see nagu ei toimi, et ja ütleme selle arstiabiga kahjuks on ju selline kahjuks või õnneks või kuidas see on nii, et osa asju on selliseid asju, et ega siis inimesega ei juhtu midagi, kui ta aasta aega ootab. Ja siin tekib selline nagu optimaalne, ikkagi selline optimaalne asi, et sul on ettevõttes samamoodi, sa ju ei
ma käisin Ameerikas ühes tehases, kus tehti WC-potte ja see oli õudselt uugava konditsioneer. Ja see oli mingi 50 aastat vana. Ja mehed ütlesid, ei, no kus töötab ju, me ei vaheta seda ära. No nii on ka sinu selle põlvega tegelikult, et eks sa oleksid saanud aasta aega ära oodata, aga noh, mugavus maksab mõnes mõttes. Ei no ütleme nii, et tegelikult me peame nagu meditsiinis aru saama sellisest asjast, et põhimõtteliselt on sul niimoodi. Meditsiini puhul nõudlus, noh tinglikult öeldes me võime öelda, et see on lõpmatu. Sest noh, alati on kuskil keegi, kellel oleks vaja midagi teha. Niimoodi, alati. Ja nüüd, kuidas sa seda nõudlust põhimõtteliselt reguleerid? 2 asja, 2 võimalust on sul ainult. Raha või siis tähtaeg. Ehk põhimõtteliselt, kas sa paned sinna raha järjest juurde niimoodi, et siis kõik, kellel noh justkui midagi häda on, siis noh saaksid kohe löögile. Või siis teine on see, et sa venitadki seda tähtaega ja noh ootadki 1 või 2 või 3 või aasta või kui palju iganes vaja on. Et see on nagu paratamatu. Ja sellepärast ma olen ka jälle siin, et ega vaata seda meditsiinit noh niimoodi öelda, et kuule, et seda riigimeditsiini ei olekski, et müüme kõik maha ära. Et see ei lenda, sest jällegi me tuleme nagu siin selle sama juurde, et noh, et ega eraettevõtted tahavad ju kasumit teenida. Ja kui nad näevad seda, et nõudlus on suur, noh küll nad siis krutivad seda hinda ka. Noh parim näide on ju siin need hooldekodud, eks ju. Et noh on hooldekodud niimoodi ja need on valdavalt nagu eraettevõtete käes. Nii. Ja siis millist takti me näeme? Me näeme seda, et riik siis kuskil suure hädaga siis suurendab seda tasu, mis siis kuidagi nagu nendele hooldekodudele nii-öelda see pensionär või kes seal siis iganes on maksta võib. Ja siis kui riik on seda tasu suurendanud, siis noh kohe riburada pidi, kõik need hooldekodud tõstavad ka hinda, eks ju. Ja sisuliselt siis kõik see raha nagu läheb jällegi, mis siis nüüd sellele nii-öelda pensionäri juurde pandi, läheb kõik jälle sinna puraki ära, eks ju. Ja see ongi nagu lõputu mäng, et ega sa võid sinna seda raha panna pensionärile anda 1000 eurot juurde, 2000, 3000 eurot juurde, ega kohe tõusevad seal siis ka need hinnad, sest alati saab ju öelda, et aga noh, ma pean ikkagi selle hooldajale rohkem palka maksma ja mul see maja maksab rohkem ja nii edasi. Aga täna, kui sa vaatad ka nendele hooldusettevõtetele peale, siis noh, mõni üksik välja arvata, siis tegelikult nad toimetavad väga hea rentaablusega, mis näitab seda, et noh, ütleme, et nad saavad ikkagi väga hea hinnaga seda tööd osutada. Ja nüüd, miks see ka niimoodi on see, et seal on jällegi nõudlus on suurem kui pakkumine. Ehk siis ütleme, et tegelikult vajadus nende hooldekodu kohtade järgi on suurem kui täna pakkumist on. Ja noh. Kas sinu arvates peaks nüüd siis nagu riik tegema hooldekodusid? Ei, riik ei pea tegema hooldekodusid, tegelikult peaksid nagu eraettevõtted veel rohkem neid hooldekodusid tegema, eks ju. Et ega arvestades, et kuna meil ühiskond läheb vanemaks, siis täna noh, ütleme, et see ei ole ju isegi mitte äriidee, et see on selge, et täna need ettevõtted, kes nagu keskenduvad siis nendele teenustele ja toodetele, mida pakkuda vananeval ühiskonnale, siis nemad on kindlasti võidus, eks ju. Ehk täna ehita hooldekodusid juurde. Aga siis tulevikus, no ütleme, et kõik edaspidi planeeritavad lastajad peaksid olema nagu väga lihtsalt ümber tehtavad hooldekodud. Ma arvan, et see tulevikus ka niimoodi olema saab, et paljud lasteaiad ja võib-olla ka koolid ja need ehitadaksegi hooldekodudeks ümber. Selge. Kuule, aga Hans, me oleme nüüd siin pikalt siin käinud, aga täna ongi meil Argo eri, et Argo saab kõik hingelt ära rääkida ja tegelikult oli väga põnev. Aga ma tulen korra veel kiirelt selle teede küsimuse juurde tagasi, et mis oleks selline ajaline kava näiteks, kui tõesti eraettevõtja tuleks Eesti riigis ja ütleks, et ta teeb Tallinn-Tartu, Tartu-Rakvere, Rakvere-Pärnu ja Pärnu-Tallinn. Et mis on selline kiirus, kui kiiresti siis suudaks ettevõtja selle ära teha? Kõik need 4-realised maanteed ja isegi kui maksab ja kas selle oleks üldse sükest, ütleme? No ütleme niimoodi, et kui Eesti läheks kontsessiooni peale nende sama 3 põhimaanteega, ütleme siis Tallinn-Pärnu, Tallinn-Tartu, Tallinn-Narva, siis ja jätame nüüd nagu kõrvale kõik need igasugused nimbid ja need projekteerimise asjad, et kuskil noh mingisugune jälle ma ei tea looduskaitsealune mingi objekt, eks ju niimoodi, et nüüd me ei saa teed sinna teha või noh kõik jätame selle kõrvale. Siis ütleme, noh mina pakun siin ise välja, et kui nagu need lepingud sõlmitakse ära, siis oleks siukene noh ütleme 5 kuni noh võib-olla seal ma ei tea, no maksimaalselt 10 aastat oleks need teed valmis, kõik, eks ju. Ja oleks seda tehtud, noh ma ei tea, 10 aastat, 20 aastat tagasi, siis me täna saaks öelda,
et kuule, et me saime maru odavalt kätte No, tollel ajal see oleks tundunud väga kallis ja olekski võinud röökida niimoodi, et oi, et mis te teete sellise hinnaga ja nii edasi. Aga lihtsalt, kui sa vaatad, mis vahepeal inflatsioon teinud on ja kui odavaks on läinud raha, siis täna sa vaataks niimoodi, et kuule, et me saime teed pool muidu kätte. Ma võin siin eksida, et tõesti võib-olla mälu peab mind alt, aga minu arust oli niimoodi, et kui Eesti sai vabaks enam-vähem seal mingisugusel esimesel või teisel, 3. aastal ja kuskil räägiti ka niimoodi, et noh, et see Tallinn-Tartu, et võiks 4-realine olla. Ja siis vist oli niimoodi, et kilomeeter 4-realist teed maksis 1 000 000 krooni. No umbes niimoodi, no võib-olla ma siin nüüd natukene eksin, aga no ütleme, et võib-olla oli see 10 miljonit krooni, aga igal juhul no ütleme naeruväärne summa tänasega võrreldes. 66 000 – 600 000, eks ole. Ehk siis ütleme, et põhimõtteliselt Tallinn-Tartu 4-realine tee oleks võinud maksta, no ütleme, ma ei tea, 200, 300, 400, 500 miljonit krooni. Nii. Ja mis tänases rahas on, ma ei tea, 30-40 miljonit eurot, eks ju, millega ehitatakse täna üks pisikene lõik, eks ju, kuskil, ongi kõik. Nii. Tollel ajal oli see üüratu raha. Ja oligi üüratu raha, et Eesti riigil oli ju niimoodi, et krooni tagamiseks ei olnud sisust mitte midagi muud panna, kui mingit virtuaalset metsa pandi ja nii edasi. Aga et lihtsalt, kui tollel ajal oleks olnud julgust ja otsitud ja vaeva nähtud ja võetud laen, niimoodi ehitatud see tee valmis, siis ma ei tea, siin 10, 15, 20 aasta pärast oleks valitsus selle laenu oma reservfondist kinni maksnud. Aga see on see. Me ei pea üldse kaugele minema. Me võime minna tagasi, natuke aega tagasi, kui oli Isamaa EKRE valitsus. Ja siis oli ka üks plaan, oli teedehituse plaan. Oleks sel ajal võetud laenu ja pandud sellesse teedehitusse. Ja võrreldes sellega, mille jaoks täna võetakse laenu ja pannakse palkadesse. No see on, ei ole isegi... Need saavad otsa need kaalud. Absoluutselt ja tuletame meelde, et tollel ajal oli ju niimoodi, intressid olid negatiivsed. Sisuliselt sa võtad laenu ja sa ei maksa selle pealt intressi, eks ju. Niimoodi. Täna nüüd on ikkagi juba laenul täiesti arvestatavad intressid, eks ju, mida tuleb tasuda. Ehk siis loomulikult, et kui tulla nagu Eesti juurde ja võtta siin nüüd just oli, et peaminister pidas seal kõnet ja siis ohkis, et miks meil ikka majandus ei kasva ja nii edasi. Aga kui valitsus ise on olnud ka ikkagi ääretult arg, eks ju, ja jätnud tegemata olulised julged otsused, ega siis teilt ei tule ka midagi. Ja siin me tõmbamegi äkki tänasele saatele joone alla, et me juba kohtume järgmine nädal, on meil uus saade, Marko? Ja järgmine nädal on meil külaliseks Lea Danilson-Järg jälle ja me teeme saate, mida peaks tegema riik või mida riiki peaks tegema selleks, et peresid toetada meie rahvastiku kriisis. Aga Argo kutsume me kindlasti tagasi saatesse, sellepärast, et teema jäi ikka jäi poolikuks. Ja me jõudnud üldse erastamisest rääkidagi. See ainult sisse juhatas. Ja me rääkisime just sellest, et omandi vormidest, aga igal juhul tore. Ja aitäh, et kutsusid meid külla siia ja vaatajatele, kuulajatele ilusat päeva. Ilusat päeva. Sa kuulad saadet Konservatiivne kristlane. Uued osad ja värsked vaated ootavad sind siinsamas igal nädalal. Pane meie kanalile like ja subscribe. Nii aitad meil hoida kristliku maailmavaadet pildis ja jõuda veelgi rohkemate kuulajateni.